See, mida te siin näete, on antiikse Rooma väike hõbemünt ehk denaar. Denaar on väga väike münt. Tema kaal on kõigest 4 grammi ja läbimõõt 14 millimeetrit. Denaari nimetus tähendab kümnelist, sest tema algne väärtus Roomas oli siis 10 naela pronksi. See konkreetne denaar on vermitud umbes aastal 32 enne Kristust Rooma riigi idaosas. Teatavasti aastal 32 oli Rooma riik omavahel ära jaotatud 2 mehe vahel. Riigi lääneosa allus Octavianusele ja riigi idaosa Marcus Antoniusele. Kui me vaatame seda münti lähemalt, siis näeme selle esiküljel Rooma leegioni kotka kujutist. See tähendab varda otsa kinnitatud kotkast, kellel on tiivad laiali ja kes hoiab küünte vahel välgunooli. Leegion oli 5000-meheline Rooma sõjaväeüksus. Suurem osa leegioni pandi kokku siis raske relvastusega jalaväelastest ehk leegionäridest. Nendele lisaks kuulusid leegioni kergerelvastusega jalaväelased ja ka väike ratsaväeüksus. Kotka kujutiste all on ladinakeelne lühend, leg ja number 9. Leg tähendab leegioni ja konkreetselt see denaar siis propageerib Marcus Antoniuse poolt moodustatud 9. leegioni. Kohortide standarditel 2 pool näeme siis vardaid, mille külge on kinnitatud ümmarguste taldriku sarnaste ketaste read. Neid nimetasid roomlased medaliteks. Medal on autasu, mille siis Rooma väeosa sai mingi lahingus tehtud kangelasteo eest. Ja niisiis kohortide standarditel näeme siis, et need sõjamehed on lahingus mingisuguseid kangelastegusid sooritanud ja selle eest on nende kohort siis medalitega autasustatud. Kui me pöörame mündilt teise külje, siis näeme siin antiikse sõjalaeva, võimalik, et trireemi kujutist, millel on siis näha sõjalaeva aeruread, mehed nende kohal, laeva vööri heisatud lehviv lahingulipp ja laeva ninas 2 rammi vaenlase laevade purustamiseks. Nende kohal on jällegi ladinakeelne lühend aug, mis tähendab Augustus, suursugune. Seega Marcus Antonius tahab oma 9. leegioni sümbolitega denaariga väita, et tema moodustatud 9. leegion on ühtaegu võimas nii maal kui merel, suudab hästi võidelda ja kõik peaksid selle üle uhked olema. Mis siis selline münt väärt oli? Tolle aja palkasid arvestades moodustas 1 denaar ligikaudu 1 leegionäri päevapalga ja 25 denaari selle eest sai 1 suure Rooma kuldmündi ehk aureuse. Aureuse eest sai osta juba õige palju, näiteks mõne odavama orja tõenäoliselt.